Tšauki, mina olen Ele Kirsipuu ja täna on mul külas üks väga eriline külaline. Ta on mingi ärimees või ettevõtja, siis ta oskab ilgelt hästi süüa teha. Tippkokk või nii on ju, hästi paljud vist teavad teda. Aga miks minu jaoks on see eriline, on sellepärast, et ta on ka minu eks-peika Joel Ostrat. Tšau! Tšau! Rõõm on olla. Tahtsin sind natuke parandada, et sina oled täna minul külas, mitte mina sinul. Sinu TV-s, aga minu köögis. Jah, selles mõttes küll. Aga sina pakkusid välja, et see video võiks olla. Ma natukene ütleme nüüd, et suunasin. Aga jah, kõik on õige. Tere kõigile ka. See on Joel. Meie olime kunagi natukene aega koos. Äkki kui palju aega? Ma ei mäleta, ma mõtlesin. See on tegelikult peaaegu 10 aastat. 9,5 aastat tagasi või? Jah. Ei ole, tegelikult 2007. Ma ise arvasin, et see on umbes 8 aastat tagasi. Ja äkki me suutsime koos olla 4-5 kuud või? 6 kuud. Ala. Jah. Oi, kui rõõmus. Olid ajad, olid ma ajad. Ja see ongi väga tore, sest et nüüd on vaata nii palju aega möödas, et nagu elu on läinud täiesti nagu omamoodi ja nüüd meie teed jällegi kohtuvad hoopis teistsuguses nagu võtmes. Aga täna me teeme süüa ja Joel õpetab meile ka midagi, kuidas süüa teha, sest mina teen ju enda kanalil palju süüa, aga siin on nagu proff. Okei, nüüd sa tõmbasid mulle pressure peale, aga ma mõtlesin, et teeks täna midagi sellist kiiret, mida on hästi lihtne teha, mida ei saa pekki keerata ja millega võiks iga üks kodus hakkama saada. Selleks on üks Itaalia kõige tuntumaid pastasid, milleks on spaghetti carbonara. Ja selleks me lähmegi kööki ja teeme seda pastat. Ja me oleme Joeli mingi tööstuse köögis või kus siis valmivad igasugused toidud? Jah, teen ettepaneku, lähme kööki, aga oota, ma panen sulle põlle ette. Ops. Oi, see on väga jällegi natukene intriige. Nii, nagu ma ütlesin, on seda toitu ääretult lihtne teha. Vaadake, kui vähe komponente läheb vaja. Teil on vaja mõnusat sibulat, natukene küüslauku. Minule meeldib küüslauk väga. Suitsu peekonit. Siis kõik need 3 komponenti me praeme ära. Me täna ekstra paneme siia juurde ka natukene chillit, mis teeb siis vürtsisemaks seda asja. Ja loomulikult peterselli, mis on ka väga mõnus. Aga ma näitan, kuidas seda tükeldada kas või. Et hoia näpud, pane niimoodi peitu. Ja lase ilusti kõik siukseks ribadeks. Et küüslauk annaks rohkem maitseainet, siis kindlasti olete näinud Jamie Oliveri videodest. Lüüakse see natukene sodiks ja lastakse. Et natukene mahla lööks lahti. Kui me seda portsu vaatame, sellest võiks tulla selline, kui su peres on näiteks 3-4 inimest, siis teeme 3-4 inimesele. Sibulaga võib teha samamoodi, et kellele meeldib suurem tükeldus, võib lasta niimoodi. Osad inimesed ei armasta lihtsalt sibulat, siis tükeldage lihtsalt väiksemaks, praadige teda natukene rohkem ja tulemus on jumala hea. Minul oli varem selline asi, et mina ei söö toores sibulat, siis vanaema tükeldas selle mega väikseks ja peitis selle kogu aeg salati sisse ära. Jäi kogu aeg muidugi vahele. Aga sealt on mul väike sibula trauma ka pärit. Ma panen natukene chillit, nagu ma ütlesin, täna erandkorras. Selle siis praeme ja ülejäänud asjad juba nagu näiteks, mul on siin natukene rõõskakoor, muna, peterselli, selle võime ka ära tükeldada tegelikult ja tomati paneme pärast lihtsalt kaunistuseks. Ja kõige lõpuks, kui on koor ka keema läinud ja mõnusaks, siis lööme sinna sisse ühe natukene eelnevalt ära vispeldatud muna ja siis see muna annab sellise ka mõnusa sellise, seob seda massi ja annab, teeb õigest carbonarast veel õigema carbonara. Aga lähme pliidi juurde ja hakkame seda tegema. Paneme pastase sisse. Ja osad inimesed, neil meeldib kasutada, et nad panevad toiduõli ka siia, sest nad arvavad, et see annab sellise mõnusa siduvuse. Mina ise arvan, et me kurname pärast pasta ära ja me lisame selle õli pärast. Et õli paneme siis, kui see jääb ikkagi pastale külge. Kõik on kenasti läbi praadinud. Ütleme niimoodi, et kui sibul on nagu selline mõnusalt läbipaistev, peekon on saanud natukene pruunisust, siis pasta carbonara puhul ei ole oluline, et kõik oleks tohutult ära praetud ja selline ammutu vanaema toit, et ta oleks liiga pehme. Väike krõmps võiks jääda kõikidele juurikatele, samamoodi ka peekonile külge. Seega, nüüd me lisame siia rõõsakoore. Segame selle siia sisse.
parmesan annab hea soolasuse ja teeb ta veel kreemisemaks. Natuke rohelist ka. Söök on nüüd valmis. Mina ei teinud muidugi mitte midagi, sest ma pidin samal ajal filmima. Hea, võib sööma hakata, jah? Oli raske või? Hästi kerge katsumus oli, hästi mõnus ja lõbus katsumus oli. Ma tahtsin küsida, kas kokal ei peaks olema seda kokatädi mürtsi peas? Nagu sa nägid, siis teistel töötajatel tegelikult on. No, aga mis sa ütled selle siukse, ma ei tea, 5-minutilise roa kohta? No ta on nagu ta olema peab. Ma muidugi ise väga ei fännavat sellist liha ja koorest värki. Okei, mida sa siis fännad? Selliseid kergeid asju. Võib-olla ma olen nad närvis ka, siis ei lähe söök sisse väga mul. Okei. Räägime nüüd intriige ka. Mul on sa küll ei ole jälginud minu kanalit, aga mul on sellised väga püsivad vaatajad ja neid äkki huvitab see, ma ei tea, mis asi, aga need suhteintriigid tuntud nägudega on nagu huvitav. Aga minul ei ole ju ühtegi intriigi sulle praegu pakkuda. Mul on ainult pastat sulle anda kausitäis. Nagu imelik on mingit vana asja üles ka kedrata. Oleks küll. Kes vana asja meenutab selle silm peast. Minu arust oli ilus aeg, aga olime natuke võib-olla noored. Aga see on küll imelik, et ma olin ikka natuke liiga noor. Sa olid ikka juba suur inimene. Kui sa nüüd meenutaks meie vanusevahet. Mina olen 26 praegu. Ma olin 16. Aga siis on tõesti 10 aastat tagasi ju. Mina olen 33, siis oli meil siuke 7 aastat. Ütlen ausalt, väga suur vanusevahe see ei ole, aga võib-olla oli sinu vanus oli pisike. Nii, aga mul ei on vaata aimugi, mis sinust on ju. Ma sain aru, et sa ju ise hakkasid minu... No mina olin ikka väga kursis olukorraga. Siis oli minu arust, kui ma õieti mäletan, oli see Eesti otsib superstaari esimene siis hooaeg või lindistamine. Sa olid selles saates, sa käisid Tartus, te esinesid... Sina kutsusid? No jah, mina kutsusin, jah. Ja siis te tulite esinema sinna, kellele ei meeldiks Johnny Depp oli sel ajal oli selline klubi, mida me heade sõpradega tegime. Seda klubi kahjuks ei ole, aga hea nimi on vähemalt meeles ja on mida meenutada. Ja siis sa tulid sinna esinema ja siis äkki juhtus kuidagi nii, et kas... Sina küsisid mu numbri. Kas oli niipidi või? Ja mul ei jäänud üldse meelde, kes see inimene on. Mul polnud aimugi, kes sa oled. Ja siis sa helistasid mulle ja siis hakkasid seda asja nagu susima. Sul on isegi hästi meeles, jaa. Oli jaa midagi. Mina vist küsisin tõesti numbri. Ei no ilmselgelt olin mina see pahapool siis, jah. Et mina... No selles suhtes, et keegi pidi sellega ju tegelema. Ma ei oleks siiale arvanud, et me siin niimoodi praegu kohtume. Mina seda väga imeks ei pane, minu arust on see täiesti okei, kui inimesed saavad hästi läbi. Milleks nagu mingisugust viha või vägi või mingid erinevad paigast aga miks üldse tahtsid minu videot teha? Sa tahad oma neid tooteid igal poole panna, jah? No need tooted on juba igal pool ilusti müügil. Väga maitsvad, ma olen neid ise proovinud, on väga maitsvad. Aga siis me kirjutasime ju äkki Facebooki üksteisele. Aga ma tahan mingit intriigi. Mina oma intriigiga. Pudeliga pähe saada. Aga ootame helistajaid, äkki keegi helistage siia stuudiosse ja küsige küsimusi, jaa. Nüüd on tund aega mööda läinud, ühtegi kõnet ei ole. Jah, vaat mul on see aeg võib-olla väga hästi sellepärast meeles, et see oli ikkagi väga oluline selline hetk. Mul siin üks päästev telefonikõne oleks praegu pakkuda, aga ma kuulan ikkagi sind lõpuni. Et see meie suhe oli mulle väga selline oluline ja selline esimene selline suur armumine, suur armastus ja seepärast see mul nagu eriti niimoodi suurelt hinges ja sellepärast, vaat mul need on nii kenasti nagu aega üle läinud, et me saame niimoodi rääkida siin ilusti. 10 aastat on päris pikk aeg ka, jah. Ei, aga see oli minu jaoks ka vägagi armumine ja vägagi äge aeg. Lihtsalt see oli nagu valel ajal. Ja mis see on ka, vaat teiste peikadega mul on nagu... räägi. See ongi juba intriigna. Ja, sellepärast, et sinuga oli see, et sina nagu ei lõpetanud kuidagi, või ei olnud mingit lõpusõna, et nüüd on läbi. Ikka oli. Kuidas see siis ei saanud... Intriig. Kuidas see siis ei saanud läbi? Või kuidas see siis sai läbi? Tuleta meelde.
see lihtsalt nagu vajus ära või ei enam keegi ei võtnud, kumbki pool ei võtnud ühendust. Ei olnud nii või? Mis sinu pool on see jutt? Ma mõtlen. Mina nägin, et sul oli lihtsalt siis juba uus pruut üks hetk. No see oli juba läinud aeg praegu. Aga mina mäletan seda niimoodi, et sina läksid kooli, see oli meie suhe algas tegelikult kevadel. See oli väga mõnus suveromants. Siis tuli sügis, sa pidid kooli minema. Minu töö oli Tartus, sina olid Tallinnas. Natukene läksid nagu, ja jäimegi eemale ja näed, sa eelistad ka. Jah, sinu süü. Nii. Järgmine teema. Ei, aga nii umbes oli. Nii oli küll, jah. See on päris täpne. Vot täpne värk. Nii et püüdsime siin intriigi kiskuda, intriigi eriti ei tulnud, aga... Väike värk oli, Tore, väga tore oli ikka. Okei, intriig, check. Ütle, kuna seda subscribe'i asja võin teha, mis sa rääkisid, see on äge. Okei, siia alla, jah. Siin on nüüd Joeli debüüt, kuidas siis minu kanalit reklaamida, palun. Ja kui teile see video ikkagi väga meeldis, siis vaadake ka järgmisi videosid ja kui teile tõesti väga meeldis, siis siin all näete seda, jah. Siin vajutage seda nuppu. Subscribe on selle nimi. Subscribe. Siuke äge asi. Sain täna ise selle teada Nele käest, et selline asi on, et kui sa YouTube'is videosid vaatad, siis peab kuhugi klikkima. Ma olen sellest kuulnud, aga ma ei teadnud, et see annab sellise asja, et kui sa sinna vajutad, et siis tuleb neid videosid hakkab siis nagu siis hakkab spämmina tulema seda värki. Ma ei saa muidugi lubada, et järgmised videod nii vinged on, aga nad on kindlasti intriigirahkamad, kui see selline pehmo versioon siin pasta keskel. Ja siis like tuleb ka panna. Ja siis Joelil on ka enda kanal, kus ta teeb ka süüa ja näitab värki. Ja see on Naudi ela... Tegelikult on teil lihtsam. Näete, aadress tuleb siia. Ma kogu aeg näitan neid asju. joelostrat.ee, minge ja tutvuge, kes ma olen ja mis ma teen. Okei ka. Siis ongi nii, et selline oli video minu endise kallimaga, kes aitas meil natukene süüa teha, õpetada väikseid nippe. Tulen ikka appi, kui saan. Ja okei ka, olge siis tublid, olge üksteise vastu kenad ja armsad ja helistage üksteisele, ärge niimoodi isegi linnade vahel, ärge laske kilomeetritel oma, et kui kilomeetrite vahel, ärge laske suhtel selle pärast lahku minna. Hästi öelnud. Tavai, aga kui üks elab ühes kohas, teine teises kohas. Kaugsuhe, super, töötab, proovige. Okei. Stay chill, stay fab ja tšauki. Tšau.